Head sõbrad, armas kogudus, tänast teenistust alustan ma päris koleda paiga pealt. See on paik, kuhu umbes 40 või rohkem aastat tagasi hiidlase või üldse lihtinimese jalg astuda ei saanud, sellepärast et see kuulus Vene piirivalvele. Nõukogude armee tegutses siin ja hiidlased siia ligi ei pääsenud. No nii oli see ka mujal pool Eestis rannikualadel. Aga need varemed räägivad ühte lugu, jutustavad ühte lugu ja see lugu on sellest, et midagi algab ja midagi saab otsa. Ja kui midagi saab otsa, siis enamasti algab jälle midagi uut. Küll on hea, et siin maailmas on sünnid ja surmad. Uutest algustest tahan ma tänases jutluses rääkida ja eks uutest algustest räägivad ka need varemed, mis mind siin ümbritsevad. Tänasel teenistusel jagab algussõna Amanda, muusikaga teenib kaasa Marika. Nii hea meel on, et sa oled täna koos meiega õnnistatud teenistusest osa saamist ja me alustame ikka Jeesuse Kristuse nimel. Siis lähen, kui veel hilgab roosidel kaste, oma issandat tahan kohata, mind kutsub hääl nii lahke. Ja kõneleb minuga ja ma tean ta oma nüüd ma. O see rõõm ta ligidal viibida on enam kui aimad sa. Nii püha ja kaunis ta hääl, seda lindki vaikides kuulab ja meloodia, mille andis ta mu hinges ikka ja ma tean ta oma nüüd ma. O see rõõm ta ligidal viibida on enam kui aimad sa. Issandalt jõuks mulle jääb, kui ta aiast teele mind saadab. Läbi päevatöö, läbi mitme öö, ta vaikne hääl mind saadab. Ma tean
It's great to be with you here this morning, and it's a privilege to be able to do this introduction, my last one with TEBK, the Estonian Baptist Church. And it's such a privilege because this church is on the precipice, on the threshold of a new beginning, a transition. Change is hard. Even when change is good, when something beautiful happens, like you have a baby, it's so wondrous, but such an enormous challenge, the shifts and the things that you have to do that you had not planned for. It's the unknown. It's the beginning of something new. All of life is change. Who was it that said the only thing that's certain in life, the only thing that doesn't change is change? And so this morning I want to speak to us about new beginnings, thresholds, transitions, beginnings, and see them in an incredibly hopeful and wonderful way. Because we are meant to change. We're meant to evolve. We're meant to grow, to expand, to see new places, new horizons. And there's tremendous joy, if not just a little bit of fear. When I was going through a really big life change that was scary, I came across this book, Beginning, in the children's book section at a bookstore. I'm going to read it to you because I found it inspiring. As I read this, I want you to think, contemplate, and reflect. Pause. What stands out to you? And then I'll offer my reflections afterwards. Beginning by Shelley Moore Thomas and Melissa Castrillon. The end of a seed is the beginning of a flower. The end of an egg is the beginning of a chick. The end of a caterpillar is the beginning of a butterfly. When a peach ends, a tree can begin. When a sunrise ends, pancakes begin. A walk ends where the playground begins. The end of alone is the beginning of together. The end of the beach is the beginning of the sea. The end of a path is the beginning of home. When the sunset ends, the starlight begins. When a bath ends, pajamas begin. A story ends when dreams begin. The end of today is the beginning of tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. So never fear an ending, little one. It's all part of living and changing and growing. As each journey ends, new adventures begin. Where will you go? What will you be? When this book ends, your story begins. What I love about this book, besides its beautiful illustrations, is that it journeys through a day with a father and a son. And the father is there present. You can kind of know where I'm going with this. And at one point, the son is up on the father's shoulders. And that's true for us. God never leaves us.
And he's particularly close in times of change and transformation because he is the author of our change and transformation. I love the comfort of this book, that it's in the ordinary, everyday events of our lives, is where we really live, where we are really at home. I love that it circles around a home and it's just a metaphor for our lives. What stood out to you? To end here, I have a prayer that somebody wrote, and I would just invite you to close your eyes and imagine that God is holding you. However you conceptualize around God, what that might look like. What does comfort look like to you? What is a safe place for you? Imagine that place as I read these words. Close to me. Keep close to me today, nearer than you have ever been. Just keep the contact, gently yet so firmly that nothing will shake you. Let not your heart be troubled, for I am with you and will do my perfect work through you. I am the source of all joy. Rejoice and gladden my heart. Tears are cleansing and can wash away much, but I want happy children. Now tune up to me and peep like a mouse through a hole into a delicious corner of my kingdom, where I incubate my young ideas as snugly as butter beans in their pods. I brood over these children of mine, constantly tiptoe around the dropping, my love, in different colors, in the liquid form needed for nourishment, and the padding the cots with the softest material of my love. Blessings as you embark on this new transition and change, wherever the road may lead. Rest assured that God is with you. God bless you. Kalla kallisi sa käsi, rahu minu hingesse. Anna, et su laps ei väsi palvetamast iialgi. Õnnista mind elu vaevas, hoia kõige kurja eest. Olgu ikka lahti taevas, kus näen isa vaimus tões. Luba mind su ligi tulla, armas taeva kuningas, et su poja risti alla elukoorma panna saan. Seal on lepitust, on õnne, seal jääb süda rahule. Ei seal enam vaeva tunne, kes on leidnud elutee. Saagu mulle lepitajaks, lunastaja sinu rist. Minu valu vaigistajaks, sinu käsi, Jeesus Krist. Kas ma väsin õhku
Rooma filosoof, kirjanik ja riigimees Lucius Anneus Seneca on ütelnud, et iga uus algus sünnib mõne teise uue alguse lõpust. Iga uus algus sünnib mõne teise uue alguse lõpust. Kui need on head asjad, siis me oleme väga kurvad, ega meil kerge seda taluda pole. Kui head asjad saavad lõppu, sest me tahaks, et need oleks igavesed. Aga siin maa peal asjad saavad lõppu. Aga teistpidi ka halvad asjad saavad lõppu. Ma olen praegu paigas, kuhu 40 aastat ja sealt siis kaugemale tavainimene ei saanud tulla, sellepärast et siin toimetas Vene piirivalve või Nõukogude armee. Ja see on siis see pärand, mis nad siia jätnud on, varemed. Ja ega seal kuskil 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel alguses ei olnud tõenäoliselt väga palju neid, kes oleks mõtelnud, et see lõpeb. Küll neid oli, kes lootis seda, eriti võib-olla Välis-Eestis, aga enamus inimesi oli sellega leppinud ja mõtlesid, et nii lihtsalt on. Ja siis, kui lootust eriti ei olnudki, siis kui ei osanudki midagi väga uskuda, siis korraga hakkas juhtuma midagi. Midagi lõppes ära. Ja täna need varemed räägivad sellest, et ka kõige koletamad asjad meie elus siin maa peal lõppevad ära. Midagi sureb ja midagi saab sellest sündida. Head asjade lõppemisega on raske leppida. Aga hea on ka meeles pidada seda, et kui midagi nendest headest asjadest, midagi meile kallitust asjadest ära lõpeb, siis see reeglina on millegi uue sünd. Olgu meil silmi ja valmisolekut näha seda uut. Loomulikult seostub teema uus algus ja asjade lõppemine meie koguduse looga, TBK looga. Aga see on palju suurem lugu ja see on ka teistpidi palju isiklikum lugu, sellepärast et meil igal ühel on need oma suremised, lõppemised ja uued algused. Louisa Fletcheril on selline luuletus. Ma soovin, et üks imeline paik oleks olemas, mida kutsutaks uute alguste maaks, kus kõik meie südame valud ja vead ja kogu meie kurbus nii vaene ja isekas saaks ukse taha jäetud, nagu kulunud kuub nii vana, et seda mitte kunagi enam selga ei panda. Jeremia kirjutab nutulauludes, sest see on issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued, sinu ustavus on suur. Jumala sõna räägib meile väga palju uutest algustest. Kogu meie kristlik identiteet on ju seotud uue algusega. Uus sünd, uus leping. Need on teemad, millest tahan rääkida järgmistel pühapäevadel. Kui me räägime aga uuest algusest, tahan ma tuua selle illustreerimiseks teile ühe vana loo Vanast testamendist. See on aeg, kui maailmas valitses selline impeerium kui Paabel või Babyloonia. Nebukadnetsar oli üks nendest kuningatest, Nebukadnetsar teine, kellest piibel kirjutab, kes siis sattus vastuollu ka Jumala rahvaga ja ta tuli ja hävitas Jeruusalemma, põletas templi ja võttis siis ellujäänud rahva kaasa Babyloniasse. Tema impeeriumi valitsemise poliitika oli see, et kõik erinevad rahvad tuleb sulandada üheks massiks ja siis on neid lihtsam valitseda. Ehk tuleb lahti juurida nad oma minevikust, oma juurtest, oma religioonist ja nii edasi. Ehk siis korraldada selline ajupesu ja midagi, mis tänapäeva kontekstiski kuskilt tuttav tuleb. Nebukadnetsar viis Jumala rahva siis Babyloniasse vangipõlve. Nad olid seal üle 70 aasta, aga see on üks lugu sellest siis, mis näitab, et miski pole püsiv ja kui ka Nebukadnetsari valitsemine tundus nagu lõputu ja ta tundus võitmatu, siis tõusis üles üks teine valitseja, tõusis üles Pärsia. Ja me teame, et kuningas Koores vallutas siis omakorda
Babyloonia. Tollel hetkel valitses siis Babyloniat Belsassar, keda me mäletame ehk piibli lugudest, kui ta oli võtnud templiriistad ja pidutsenud seal nendega. See oli eriline pühaduse teotus või Jumala rahva jaoks selline väga-väga raske. Et nende pühade templiriistadega nüüd toimus mingi orgia või pidutsemine ja siis tuli käsi seina peale, mis kirjutas Belsassarile, et sa oled kaalutud ja sa oled leitud kerge olevat ja Belsassaril palju elupäevi järgi ei jäänud. Ehk siis tuli Koores ja vallutas Babyloonia ja mitte Belsassar, vaid Koores või Küüros oli täiesti teistsuguse valitsemismentaliteedi ja põhimõtetega. Nimelt tema leidis, et impeeriumi on kõige parem valitseda siis, kui need erinevad rahvad on rahul oma eluga, oma kodus, teenides neid jumalaid, keda nemad teenivad, viljeledes seda kultuuri, mida nemad viljelevad. Ja selle käigus siis ütles ta ka juutidele Babylonias, et te võite tagasi minna Jeruusalemma. Ja juudid läksid. Ja Esra raamatus kirjutatakse sellest, loen lühikese katkendi, Pärsia kuninga Koorese 1. aastal, et läheks täide issanda sõna Jeremiia suust. Äratas issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda, nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas, issand taevaste Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juudamaal olevas Jeruusalemmas. Kes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jeruusalemma, mis on Juudamaal ja ehitagu üles issanda Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jeruusalemmas ja igaühte, kes iganes on jäänud mõnesse paika, kus ta võõrana elab, aidaku selle paiga elanikud hõbeda ja kullaga, asjade ja kariloomadega ning vabatahtlike andidega Jumala koja heaks Jeruusalemmas. Imeline lugu. Jumal kõnetab ühte paganast kuningat, ta oli hoopiski siis Babyloonia Jumala Marduki poolt siis valitsejaks valitud ja teda kõnetab Jumal. Ja ütleb, et teie peate ehitama Jeruusalemma templi minule. Ja nii sünnib ühe pika ja vana loo uus algus. Iisraeli rahva pika loo uus algus. Iisraeli rahvas on ei ole just sõnakuulelikkuse musternäidis, vaid see ratas käib ikka nende elus, et Jumal õnnistab, neil läheb hästi, nad pöörduvad Jumalast ära, hakkavad teenima teisi jumalaid, Jumal karistab, nad pöörduvad taas Jumala poole ja nii edasi ja nii edasi. Siin on üks tsükli, selline tükikene meil näha, kui läbi raskuste, läbi selle Babyloonia aja midagi nende südames oli ka juhtunud ja surnud ka, midagi oli surnud. Me küll teame sealt Babyloonia ajast ka, et kui Nebukadnetsar ehitas oma kuju ja lasi kummardada Iisraeli rahval, siis vähemalt kui me loeme sealt Danieli raamatust, siis olid Danieli sõbrad need, kes ei kummardanud, teised kummardasid kõik. Ja kuskil nendel ju pidi peas trummeldama see, et see on ju esimese käsu puhas rikkumine, see on puhas patt. Aga tõenäoliselt see valu, võib-olla ka ükskõiksus, lootusetus, et midagi ei muutu niikuinii, oli teinud oma töö. Ei olnud enam perspektiivi, ei olnud usku. Ja siis Jumal äratab ühe Koorese. Ja kui Jumal oli äratanud üles Koorese, siis äratas ka üles juudi meeste ja naiste südamed. Ja hakkas üks koostöö selleks, et juudi rahvas läks tagasi ja nad ei olnud tõenäoliselt ammu nii innukad, nii kompromissitud olnud selleks, et teha Jumala tahet, selleks, et üles ehitada Jeruusalemma linn, selleks, et üles ehitada Jumala tempel oma aja hinnaga, oma jõu hinnaga, ka vahel oma elu hinnaga. Aga nad mõistsid, et see on see. Nad tahtsid, nad põlesid selle järele. See on omamoodi ärkamise lugu. Aga lihtsalt on põnev, kuidas see alguse sai. Mitte selles, et sisendati endale, et nüüd juhtub, vaid mitte midagi ei olnud järgi jäänud. Kõik oli surnud.
ja siis Jumal äratab kedagi, keda meie ei oleks äratanud, pagana kuninga. Ma olen mõtelnud ärkamise peale vahel, et kuidas tekib ärkamine. Ja aina enam ühes ja teises kohas ka hakatakse rääkima, nüüd tuleb ärkamine, nüüd tuleb kohe ärkamine, nüüd tuleb kohe on ärkamine, nüüd juba natukene on ärkamis, nüüd juba peaaegu on täitsa ärkamine ja nii edasi. Ja ma ei ole uurimust teinud, see vääriks täiesti uurida, et kuidas need ärkamised algavad, mis lood seal taga, mida kuulutatakse nendes paikades, kus siis mõne aja pärast sünnib ärkamine. Ja ma kahtlustan, et nendes paikades ei kuulutata, et nüüd hakkab ärkamine. Vaid ma kahtlustan, et need ärkamised pigem sünnivad läbi sarnaste olukordade, kui kõik on surnud. Kõik on surnud. Ka lootus ärkamise järele on surnud ja siis Jumal tõstab ülesse kedagi. Võib-olla veel kedagi, keda inimesed iial ei tõstaks ülesse ja hakkab sündima midagi, mida me võime siis nimetada ärkamiseks. Kui me võtame selle Iisraeli ka sündinud loo, Babyloonia vangipõlvest tagasi tulemise loo, siis see on ka väga sarnane näiteks Eesti rahva looga. Olid ju meilgi omad prohvetid, kes ütlesid, parandage meelt ja eestlased ei parandanud ja muu on juba ajalugu. Ja nagu ma juba eelpool ütlesin, ma ei oska öelda, kui palju oli neid, kes väga innukalt oma südames nüüd kandsid seda, et Eesti saab vabaks. Jah, seal 80-ndatel seal hakkas siuke üldine mingisugune, kuidas öelda, mingi asi hakkas inimeste sees liikuma ja hakati julgemalt ütlema asju. Aga ikkagi, kuigi eestlane võib endale vastu rindu öelda, et me laulsime ja oma kavala poliitikaga saime vabaks, ma usun ikkagi, see oli nagu selles Koorese loos või Küürose loos, et Jumal äratas, ma ei tea, Mihhail Gorbatšovi, et ta oma natukene idealistliku uuendustega tuleks esile, et parandada seda Nõukogude Liitu või siis Jumal võttis selle viinalembelise Boris Jeltsini ja kasutas teda selleks, et Eesti võiks vabaks saada. Ma pigem näen seda sellisena otse, kui Jumal äratas Koorese või Küürose vaimu ja asju hakkas juhtuma. Mulle meeldib ütlus, ma olen korduvalt seda ütlustest kasutanud ka, et elu on üllatusi täis. Iial ei tea, millal midagi head võib juhtuda. Kas pole nii? Ma tean, et sageli mõni mõtleb niimoodi, et elu on üllatusi täis, iial ei tea, millal midagi halba võib juhtuda, aga mulle meeldib just seda, mida mõtelda, et iial ei tea, millal midagi head võib juhtuda. Ja see tänane lugu on just sellest, kui kõik on surnud ja Jumal äratab kedagi üles. Paabeli vangipõlve ajal suri Iisraeli seas ja sees ju päris palju. Esiteks 1,5 põlvkonda peaaegu, aga midagi ka hoiakutes, mentaliteetides ja ma usun enamus see, mis suri, oli see, mis oli nende ja Jumala vahel. Üks huvitav detail sellest vangipõlvest ja Jeruusalemma hävitamisest on see, et juudid mitmete käskude suhtes eksisid Jumala vastu, aga üks, mille vastu nad eksisid, oli see, et Jumal käskis iga 7 aasta tagant anda maale puhkust. Aga nad ei teinud seda. Sellepärast, et on ju ahvatlev ikkagi veel rohkem vilja saada, mis on ju majanduslik toimetulek. Kuidas ma jätan 9 aastaks põllu täiesti kasutult seisma? Aga see oli praktilistel põhjustel ja see oli ka sellel põhjusel, et Jumal tahtis näha, et kas nad usaldavad, kas tema rahvas usaldab teda. Ja samas oli ka see, et kui see oli vaheaasta, kui ei külvatud, siis kõik, mis iseenesest kasvas seal, see oli kõigile vaestele siis niisama võtmiseks. Et Jumal mõtles ka nende peale. Ja kuna juudid ei teinud seda süsteemselt, ei andnud puhkust maale, siis teises ajaraamatus öeldakse, et see kõik, see Paabeli lugu, see juhtus selleks, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud olekupäevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. 70 aastat. Nii et armsad, me peame vahel otse kui midagi oma elus matma või laskma ära surra.
Midagi me peame kaotama, me peame seisma Punase mere ääres ja mõistma, et meil puudub lahendus. Vaenlase väed tulevad, ees on meri, meil puudub lahendus. Ainult Jumalal on lahendus. Me peame seisma ülekaalukalt võimsama vaenlase vastu ja ütlema ja mõistma, et meil puudub lahendus. Aga Jumal, sinul on lahendus. Ja sellistes olukordades sureb päris palju meie sees. Aga see, mis sureb, on kõik see, mis on meie ja Jumalaga koos käimise vahel takistuseks. See, mis takistab meid usaldamast Jumalat. Sellistes olukordades, kui kõik on surnud, siis ei jää midagi muud üle kui Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle patusele armuline. Tegelikult väga palju rohkem uuteks algusteks vaja ei olegi. Mis juhtis kadunud poja koju? See, et kõik see, millele ta oli oma lootuse pannud, mis ta arvas, et mis ta elus õnnest on puudu, kõik see oli surnud. Ja järgi jäi ainult võimalus koju minna. Kui sa leiad inimese tänavalt, alkoholist läbi imbunud, pesemata, hoolitsemata, siis temas ei ole surnud mitte ainult tema keha, vaid palju rohkem on surnud see, mis on tema sees. Tema inimväärikus, tema lootus, tema perspektiiv, see on surnud. Ja selliste inimeste taastumine, see jälle inimeseks saamine on pikk teekond. Leiva andmine ja puhtaks pesemine on vaid väike samm sellel teel, mida on ka vaja teha. Aga pikk tee on selleni, et nad ühel hetkel usuksid, et nad on armastatud, et nad on väärt vastu võtma Jumala armu. Ja Jumal õnnistagu neid inimesi, kes selliste inimeste kõrval on ja nendega seda teed käivad ja aitavad neil seda teed käia. Aga kodutud alkohoolikud ja narkomaanid ei ole suguga ainuke kiht ühiskonnas, kes vajavad kohtuda lootusega, et on võimalus veel uueks alguseks. Me vajame aeg-ajalt seda kõik, et keegi meile seda meelde tuletaks ja ütleks. Tõenäoliselt on täna vaatajate ja kuulajate hulgas neid, kellel on raske uskuda uude algusesse. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et neid uusi algusi on sinu elus olnud liiga palju, vähemalt sinu hinnangul. Mäletate, Peetrusel oli probleeme kellegagi, me ei tea kellega, aga nüüd, kui su vend on patustanud sinu vastu ikka liiga palju, et kui palju ma pean talle andeks andma, kas 7 korrast piisab? Ta mõtles, et ta paneb ühe suure arvu, et Jeesust nagu pahviks lüüa oma suure heldusega ja suure meelsusega. Jeesus ütleb, et kas või 77 korda. See ei ole piir. Kas või 77 korda. Ta oleks nüüd ütelda ka 777 korda. Ehk Jeesuse sõnum on see, et ära jäta järgi. Ära peatu ei andestamisel ega enesesse uskumisel ega ka oma venda uskumisel. Ära pargi oma autot seal, kus pole auto kodu. Ära jää lamama sinna, kus pole sinu kodu. Alati on Jumalal uus algus. See ei pruugi olla loogiline, see ei pruugi olla ratsionaalne, see võib tunduda lausa, ma ei tea, headuse või andestuse raiskamisena või pillamisena, aga selline on Jumal ja sellisteks on ta meid kutsunud. Jeesus ei surnud ainult selle inimese pärast, kes 7 korda eksib, vaid ka selle pärast, kes 77 korda eksib ja ka selle pärast, kes 777 korda eksib. Võib-olla sa oled kaotanud, armas sõber, oma vaimuliku väärikuse. Nii nagu alkoholist läbi imbunud kodutu, mitte keegi ei pruugi näha sinus perspektiivi. Sellepärast, et sa oled liiga palju murdnud. Võib-olla lubadusi, võib-olla ootusi. Võib-olla sa oled elamas ühte mustrit, mis ei anna põhjust sind usaldada. Võib-olla sa oled alati suuri sõnu teinud. Võib-olla sa oled alati püüdnud näida kellegina, kes sa tegelikult ei ole. Ja nii edasi. See kirjeldus võib olla väga erinev. See oli vaid üks pilt. Aga ma tean, et Jumal näeb perspektiivi. Sest ta ei näe sind mitte sellena, milleks sa oled muutunud oma eksimuste või oma valikute või valimata jätmiste tulemusena, vaid ta näeb, kelleks ta on sind loonud.
ta näeb sind pühana, ta näeb sind Jumalat ja inimesi armastavana ja püha vaimuga täidetuna. See on see tema perspektiiv. Armas vaataja, hea kuulaja, ära keskendu sellele, mis on surnud. Ära keskendu sellele, mida sa oled kaotanud. Sellele, mille sa oled võib-olla ära raisanud. Sellele, mis oleks võinud olla. Jumal ütleb, mina olen tee, mina olen tõde, mina olen elu. Just nüüd sinu jaoks. Mina olen sinu uus algus. Ära raiska iseennast ja oma aega oma pattude pärast haletsemisele või selle taga nutmisele, mis on lõppenud. Haara kinni sellest, et just nüüd võib olla sinu jaoks uus algus, kus pimedusse sünnib valgus, kus kivises südames korraga sa tunned, et seal on üks elu, kus valesti programmeeritud mõttemaailm pöördub ja hakkab otsima uusi teid ja uusi radasid, kuidas vastu võtta seda, mis tuleb ülevalt. Rohkem Jumala tahet, rohkem Jumala mõtteid. Kus ammu kadunud armastus pistab oma rohelise peanupu välja musta mulla seest. Ja me võime uskuda taas armastusse. Me võime uskuda taas imedesse. Me võime uskuda ja tunnistada taas koos Paulusega, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Lihtsalt tänu sulle, et sa oled igaühe meie ligi täna, kes me kogeme seda, et sa kutsud meid ühte uude algusesse. Võta ära hirm, astuda esimene samm, sellepärast, et sina oled tõotunud teha meid tugevaks. Sa oled tõotunud meid tõsta ülesse, nii nagu kotkad, ja anda rammu, kui me oleme väsinud. Tänu sulle sa näed igat siiras südant, kes igatseb muutust. Aita astuda esimene samm ja teine samm, selleks, et sinu au saaks suureks. Ja vana jääks maha ja uus saaks tõeks. Amen. Võite küll naelutada mu käed, naerda mind risti peal. Täna küll mu nime salgate, kui tuleb päev, mil mõistate, sest ma tõusen taas. Pole jõudu, mis võiks mind siduda, ja ma tõusen taas. Surm ei või mind hoida maas. Võite küll mind pilgata, kuid endiselt teid armastan ma. Võite ka mind matta ka, kuid haua seest ma väljun pea, sest ma tõusen taas. Pole jõudu, mis võiks mind siduda, ja ma tõusen taas. Surm ei või mind hoida maas. Öelge küll, ma surnud hävinud, kuid näete pea, et tegite vea. Salake
Tänase teenistuse olen filminud endises Nõukogude sõjaväe baasis või siis elamukompleksis, kus ma ei teagi täpselt, mida Nõukogude armee või piirivalve siin tegi. Ja siia seina peale on nüüd mitte küll Nõukogude vägede poolt, aga hiljem joonistatud NASA. Ja seda, mida NASA tähendab, seda me tõenäoliselt teame kõik, aga ma mõtlesin, et kuidas seda ümber mõtestada neid tähti ja mina pakuks sellise variandi. Nõnda armastad sa ainult, ja siin on kirjutatud Eleriin, nõnda armastad sa ainult Eleriini või siin võib ükskõik kelle teise nimi olla, nõnda armastad sa ainult Timot või nõnda armastad sa ainult Matit või kedagi teist või kolmandat. Armsad, Marika laulis meile Rise Again, Talla Solmi imeilus ja võimas laul sellest, et Jeesus tõuseb taas. Ja see on lugu sellest, et surmal ei ole viimast sõna. Lõppudel ei ole viimast sõna, vaid algusel on viimane sõna. Ja julgustagu see meid kõiki. Võtame kaasa õnnistussõnad eelolevasse nädalasse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimel.